Araabia Ühendemiraadid murdsid Iraani blokaadi Hormuzi väinas ja kujundavad pärast OPEC-ist lahkumist oma piirkondlikku strateegiat. See on ilmselt selle nädala kõige alahinnatum uudis. Kui kõik jälgisid Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumist, tegid Araabia Ühendemiraadid vaikselt midagi sellist, mis muudab kogu Lähis-Ida energiageopoliitikat. Nad teatasid, et ehitame teise naftatoru, mis väldib Hormuzi väina ja võimaldab kahekordistada nafta tarnimist. Ja see on oluline, arvestades, et emiraadid lahkusid OPEC-ist pärast pool sajandit kestnud liikmelisust. Ja nüüd see uus naftatoru võimaldab neil tegelikult toota ja müüa palju rohkem naftat, kui neil oli lubatud OPEC-i kvootide raames. Lisaks, nagu teada sai, ründasid emiraadid ka Iraani otseselt, samal ajal kui Trump peab läbirääkimisi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaari ja liituge kindlasti minu Telegrami kanaliga Petši News. Selle link on selle video kirjelduses, seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Alustame siis naftatorust, sest tehniliselt on see põhimõtteline lugu, mis muudab piirkonda lõplikult. Abu Dhabi Kroonprins Sheikh Khaled bin Muhammad andis täna ametlikult korralduse kiirendada uue West-East torujuhtme ehitamist. See on uus torujuhe, mis kulgeb Habshani naftaväljadelt Fujairah'i sadamani Omaani lahe rannikul. Ehitus peaks valmima üsna rekordajaga, enne 2027 aasta algust. Eesmärk on kahekordistada ekspordivõimsust läbi Fujairah'i. Ja see on oluline, sest praktikas tähendab see, et ühendatud Araabia. Araabia Ühendemiraadid saavad eksportida naftat Hormuzi väina vältides, mahus kuni 3,6 miljonit barrelit päevas. Ja see number on veelgi olulisem. Asi on selles, et enne sõda, kui kõik oli rahulik, tootsid emiraadid veidi alla 3,4 miljoni barreli päevas. See oli kogu riigi tootmismaht. Nüüd saab see olema suurem. Pärast Hormuzi väina sulgemist langes tootmine poole võrra. Iraan sundis emiraate tootmist vähendama, sest eksportida polnud kuhugi. Nüüd on emiraatidel uus marsruut, mis ei sõltu üldse sõjast. Ja OPEC-ist lahkumisega pole emiraatidel enam mingeid kvoote. Emiraatide ametlik kommentaar OPEC-ist lahkumise kohta kõlab järgmiselt. See on pikaajaline, strateegiline ja majanduslik samm ning riigi muutuv energiaprofiil. Ühendemiraatide lahkumine OPEC-ist. See fakt hävitab Lähis-Ida tootjate ajaloolise monopoli, mis on eksisteerinud alates OPEC-i asutamisest 1960 aastal. Nüüd Iraan ja tema vastus, sest Teheran ei istu käed rüpes. Iraan mõistab, et emiraadid üritavad selgelt blokaadist mööda hiilida. Seetõttu sai teatavaks, et see sama Fujairah sadam rünnati mitu korda, mis tõi aprillis kaasa ajutised naftalaadimiste peatumised. Varem märtsis ründas Iraani droon samuti naftarajatist Fujairahs. See tähendab, et Iraan mõistab, mida täpselt Araabia Ühendemiraadid ehitavad ja püüab projekti juba eos nurjata. Kuid emiraadid ei vastanud ainult ehitamisega. Araabia Ühendemiraadid andsid salajas sõjalisi lööke Iraani pihta. Rünnak naftatöötlemistehasele Iraani Lavani saarel Pärsia lahes aprilli alguses. Nagu teada saadi, oli see emiraatide töö. Ametlikult ei ole emiraadid seda tunnistanud, kuid nad pole seda ka ümber lükanud. Riik, mis samal ajal ehitab naftatoru juhet, et mööda minna Hormuzi väinast, lahkus OPEC-ist ja ründab salaja Iraani taristut. Aga vabandust, see ei ole enam neutraalne osapool. See on riik, kes on valinud poole. Ja see pool ei ole kindlasti Iraan. Ja siin hakkasid emiraadid tegutsema võimalikult iseseisvalt. Asi on selles, et USA energiastrateegia põhines sellel, et suletud Hormuzi väin avaldab survet kõigile, kaasa arvatud Hiinale. Ja see surve pidi lõpuks sundima Teherani läbirääkimistele minema. Aga kui Araabia Ühendemiraadid ehitavad ümbersõitu ja Saudi Araabia kasutab juba ammu oma East-West torujuhet, et Hormuzi väinast mööda minna, siis kaob energiasurve hoob osaliselt ära. Või, nagu ma ütleksin, nõrgeneb. Teisest küljest on see ka Iraani jaoks probleem, sest nende peamine trump ehk Hormuzi blokeerimine kaotab järk-järgult oma mõju. Siin astuvadki areenile emiraadid. Emiraatide kroonprints teatas täna järgmist. Tsiteerin.
Emiraadid on hästi positsioneeritud kui vastutustundlik ja usaldusväärne maailma energiatootja, kellel on operatiivne paindlikkus vastutustundlikult suurendada tootmist turuvajaduste rahuldamiseks, kui ekspordipiirangud seda võimaldavad. Tabakeelde tõlgituna me oleme valmis rohkem tootma ja tulevikus me toodamegi rohkem. Sest siis oleme Hormuzi väinast sõltumatud, oleme OPEC-ist sõltumatud ja Iraanist on meil täiesti ükskõik. Nüüd, miks on oluline muide nii Ukraina kui ka Euroopa jaoks? Analüütikud usuvad, et see samm peegeldab laiemat energeetilise mõjuvõimu ümberjaotumist maailmas Ameerika Ühendriikide kasuks. Pärast Nord Streami gaasitorude seiskamist 2013 aastal, mille tulemusena läks Euroopa üle Venemaa gaasilt Ameerika omale, kujuneb sarnane suundumus ka naftasektoris. Alguses läks Euroopa üle Ameerika ja Lähis-Ida veeldatud maagaasile. Nüüd liigub maailm järk-järgult Pärsia lahe nafta poole, millel õnnestub mööda hiilida Hormuzi väina blokaadist. Ja mis on kogu selle loo juures oluline on see, et Venemaa kaotab Euroopas energeetilised mõjuhoovad igal pool. Selles loos ei tule ta üldse kusagil võitjana välja. Lühiajalises perspektiivis suutis Venemaa selle sõjaga kahjuks teenida, sest naftahinnad tõusid, kuid pikaajaliselt kaotab ta selgelt. Aga on olemas põhimõtteline piirang ja ausus nõuab, et see siiski välja öeldaks. Kuigi naftajuhtmete ümbersuunamised võivad riske vähendada, ei suuda need täielikult asendada tohutut igapäevast naftakogust, mis tavaliselt liikus läbi Hormuzi väina. Umbes 20 miljonit barrelit naftat ja naftatooteid liikus iga päev läbi selle väina. See ületab oluliselt alternatiivsete marsruutide praegust läbilaskevõimet. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage videot meeldivaks märkida. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!